Hea põllumees, tere tulemast vaatama Skandagra TV-d. Kuna väljas saab vihma, siis päikeseprillid võib kõrvale panna ja vaatame, mida uut on viljaturul. Eelmisel nädalal nägime viljahinna tõusumomenti, kus matif tõusis taas 190 euro tasemeni, kuid tänaseks on kukkunud uuesti tagasi ja eile õhtul langes veelgi. Tõusu põhjuseks oli 10. juuli USDA raporti numbrid, mis põhjustasid matifi hetkelise tõusu. Eelkõige vähendati maailma nisutoodangu prognoosi 4 miljoni tonni võrra võrreldes eelmise kuuga. Samuti vähendati veelgi Euroopa nisusaagi prognoosi. Praeguste andmete kohaselt on oodata Euroopas 15 miljonit tonni vähem nisu kui eelmisel aastal. Ent sellegipoolest peab silmas pidama, et globaalne nisusaagi prognoos püsib jätkuvalt circa 5 miljonit tonni rohkem kui eelmisel aastal. Laojääkide prognoosid on suured ja maisisaagi prognoos püsib kõrgel. Seega globaalselt pilti vaadates surve hindadele püsib. Viimaste päevade languse päästikuks on aga eelkõige olnud tugev euro ja head ilmastikutingimused USAs, mis on viinud ka Ameerika nisu hinna langusesse. Samal ajal USA nisusaak, aga ka suuremad nisusaagid Austraalias, Indias, Hiinas jäävad meist siiski kaugele ja teoreetiliselt ei peaks mainitud riikide nisu meie piirkonnale konkurentsi pakkuma. Eesti viljahind konkureerib eelkõige Euroopa ja Musta mere piirkonna viljahindadega. Samuti on väga oluline Eesti nisu kvaliteet. Maisi hind samuti reageeris sarnaselt nisule, kuna eelmises raportis vähendati USAs ootamatult maisi külvipinda, siis nüüd juuli raportis langetati ka vastavalt toodangu prognoosi. Vaatamata sellele on maisi toodangu prognoos 50 miljonit tonni rohkem võrreldes eelmise aastaga. Miks me maisist nii palju räägime? Seda sellepärast, et maisi hinna liikumine mõjutab otseselt nisu ja teiste söödateraviljade hinda. Nisu ja maisisaakide prognooside taustal ei tohi ära unustada ka suurt oodatavat odrasaaki. Kui vaatame viimast 5 aastat, siis oodata on circa 10 miljonit tonni otra rohkem. Odra hinna kõikumist oleme näinud ka meie sadama hindades. Võrreldes kevadega on odra hind langenud 15–20 eurot tonni kohta, siis samal ajal nisu hind on langenud vaid 5 eurot tonnile. Vaatame erinevaid regioone lähemalt. Ilm on soosinud koristust Euroopas. Ees on aga oodata vihmasemat nädalat. Samal ajal Lõuna-Saksamaal on koristusega praktiliselt ühele poole saadud ja põhjaregioonis ei ole veel suur koristus lahti läinud. Nagu juba mainitud, prognoositakse Euroopas nisu circa 15 miljonit tonni vähem kui eelmisel aastal. Põhiprobleemiks on Prantsusmaa madalaim nisusaak alates 2004. aastast. Prantsusmaa põllumajandusministri info kohaselt on oodata circa 8 miljonit tonni vähem nisu kui eelmisel aastal. Ka Saksamaal on veidi väiksemad saagid, kuid kohalikud analüütikud on siiski optimistlikumad. Otra prognoositakse Euroopast circa 500 miljonit tonni rohkem kui eelmisel aastal. Venemaa nisusaak on teine võti, mis toetab kõrget nisu hinda. Volga regioonis ja Siberis oli kuumalaine, mis võis mõjuda nisu kvaliteedile. Järgmise nädala jooksul on ilmakaardil näha vihma, kuid kohalike sõnul võib see jääda hiljaks. Venemaa nisusaagi prognoosinumbreid on iga nädal vähendatud. Ka saagikuse numbrid on jäänud endiselt tagasihoidlikuks, kuid vaatamata kõigele prognoositakse circa 3 miljonit tonni nisu rohkem kui eelmisel aastal. Vaatame ka korraks kaugemale. Argentiinas vähendati nisusaagi prognoosi 2,5 miljoni tonni võrra, kuid jääb siiski viimaste aastate keskmise taseme juurde. Austraalias on oodata mitme aasta väga kõrgeid saake, nisu 10 miljonit tonni rohkem. Samuti oodatakse suurt odrasaaki, mis tuleb turule november-detsember. Väga oluline roll praeguse viljahinna kujunemisel on tugeval eurol. 2 nädalaga on euro tugevnenud circa 3%,
See tähendab omakorda kuskil 6-7 eurot madalamat vilja hinda. Praegused Brüsseli otsused hoiavad eurot tugevana. Kokkuvõttes võib öelda, et madalam nisusaak Euroopas võib hoida meie nisu hinda veel kõrgel mõnda aega. Kuid samal ajal globaalsed suured nisu, odra ja maisisaagid avaldavad survet kõigile viljahindadele. Eesti nisu ekspordivõimalused sõltuvad sellest, milline kvaliteet meie põldudelt tuleb. Sellega tänaseks lõpetan. Soovin kõigile jõudu koristustöödel. Peatse kohtumiseni!